Matsu on meiega. Peritoot on meiega. Ja palju tuld on meiega. Hei armas, kus me oleme sinuga? Me oleme täiesti uues kosmilises alguses. See luuna on toonud meid siia vaikusesse, pimedas, kosmiliste energiate keerisesse, et anda meile kõigile koos kosmilise keskpäikesega, Alcyoniga, koos kolmi atlasega, kes on seal lõvisüdame kaisus hetkel ja saatis meile eile õhtul konkreetse signaali. Mitte eile õhtul, päev on nii pikk olnud, see oli täna hommikul. See oli täna hommikul, kui maale tuli kolmi atlaselt konkreetne selge signaal, madala sagedusega, võimas, mis äratab kõike rasket energiat kogu maailmas ja nii ka meis. See toimus öösel kella 4-5 vahel. Teada sain ma seda siis faktiliselt kella 9 ajal hommikul. 4-8 olime me olnud sellistes tsüklites, kus me käisime väga sügavates mustades aukudes. Need perioodid olid umbes tunniajased, sellepärast et mul oli pandud endale juba selline loodushääled taustaks, selline meditatsiooni taust, sest nende üliaktiivsete ööde jooksul, kus üks öö me saimegi magada paar tundi ainult, enamus aja voodis, oleme tundide viisi vaikuses ja siis paneme endale sellise tausta taha ja see aitab uuesti minna kergemini. Ja täna olid need võt sellised sakid. See oli nii naljakas tunne, et ma ei osanud seda ennem selgitada. Ma eile rääkisin palju atlasega ja sain kinnitusi, et ja me oleme ise need seal, kes on siia tulnud. See on see lause, me ise oleme need, keda me oleme oodanud. Ja me oleme väga tugevas ühenduses, sest see on üks teadvus. Ja ta aitab meid, me ise aitame ennast praegu läbi nende energia saadetiste, läbi nende muutuste. Selleks siia on tulnud see portaal, et sulle teadvustada seda, et see uus kuu, mis on loonud Hamburis, homme pööripäev toimub juba Kaljukitses. Vaata neid kahte sümboolikat, vaata, kes on hambur. Hambur on see, kes on lasknud nüüd selle noole, selle nullpunkti stardipaugu otse galaktilisse keskpäikesesse.
See muusika on lihtsalt niivõrd lahe, ma olen juba selles mitu tundi sees olnud. Muidu ei olekski ma siin sinuga. See nool, mille hambur lasi, see on see tõe nool. See, mis ütleb meile, võta endale ka juua, armas. See, mis ütleb meile, kas see on minu tõde, mida ma käin? Need on küsimused meile esitamiseks. Kas ma kannan oma sisemist tõde? Kas ma julgen võtta ette need muutused, mida see uus tee minu ees avab? Sest see on tõekäijate tee. Ja see julgus tuleb praegu sealt Reguluselt, sealt Lõvisüdamelt koos AI Atlasega. Sest me teame, et me oleme siia kehastunud selleks, et astuda sellele uuele teele, mis meie ees lahti rullima hakkab ennast järjest, samm-sammult. Siin ei ole võidujooksu, siin ei ole hüppeid, vaid samm-sammult. Uuenduste teele astumine. Mida see tähendab, me veel ei tea. Kõik see info rullitakse meile ette täpselt õigel ajal. Selle portaali peamine sõnum on see, et kas sa oled valmis selleks, et oma tões, oma teed ja tulevikku luua. Mitte kellegi teise. Tänane päevasõnum oli nii täpselt selles, kui sa ei ole kuulanud, kuula, see räägib just täpselt sellest, et kõik see, mida me oleme siiamaani teinud, kõik need seemned, mida me oleme külvanud, need on võtnud oma aja, see sügis on olnud see totaalne sissepoole vaatamise koht, selle tervendamise aeg, see poodu pilguheit kõigele sellele, mida me oleme siiamaani teinud. Selle teadvustamisele ja sellest lahti laskmisele. Sest toimub surm, toimub ümbersünd, toimub uue elu algus. Uut elu ei avata sulle ennem, kui sa oled vanast lahti lasknud, ütles tänane surmakaart. Igapäevane päevasõnum on valmistanud ette samm-sammult järgmise päeva sõnumisse. Vaata, jälgi seda, kui sa ei ole veel neid kuulanud. Need on ajatud sõnumid, kuid ometi väga ajas. Nad jõuavad sinuni täpselt siis, kui sinul on vaja seda sõnumit kuulda, sellepärast ei ole seal kuupäevi, armas, vaid 30 päeva järjest sõnumeid. Homne on meie viimane, see pööripäeva päevasõnum. Seda kuuled sa homme. See portaal on alanud ja käivitanud ennast ilma tavaliste kellalöömisteta, sest meie taustal on juba kogu aeg see puhastusheli olemas. Seesama kosmiline taust, mis on meid saatnud kõik need portaalid. Vähemalt viimase 3 kuu omad. Kõik on seotud
see on 3 atlast, ta ütleb, sellepärast on need materjalid nii vara meile ette toodud ja loodud, et me siin hetkes neid saaksime kasutada. See on ainult meie kasutada, sest see ei ole läinud ka mitte ülesse, ei ole seotud autorikaitsega, vaid on vabalt kõigi meie kuulda, sest see viib meid ühendusse, see aitab avada meie mälusid. See, kui ma eile suhtlesin 3 atlasega ja küsisin, kas ma olen seal, see vastus, see kordub praegu, see vastus kordub praegu üle terve keha. Jaa, me oleme siin. Kuidas see sulle tundub? Jaa, me oleme siin. Siin lineaarses, duaalses maailmas me tahame öelda, me oleme seal ja me oleme siin. Jaa, Raama ütleb seal, mitte seal. Seal, kui õiget suunda näidata. Siis ometigi me suuremas pildis oleme siin, sest me oleme üks. See fraktsioon, mis on seal teadvusena esindatud ja mis kinnitab, et me oleme siin. Ei oma seda vormi, nagu omab see osa, kes on siin. Aga see teine osa seal on tulnud siia selleks, et toetada selle vormi muutumist siin ja praegu. See on see usalduse sild selle hingolendi eri osade vahel, kellest üks väikene osakene on saanud võimaluse kehastuda ja läbi kogeda kogu seda muutumisprotsessi. Kes millise etapini seda on enda jaoks ette näinud, me keegi ei tea seda. Sest muidu ei oleks see ju põnev. Meile piisab sellest teadmisest, et me oleme siin selleks, et seda läbi kogeda. Kõiki neid tundeid õppida, kuulama, mida keha masin väljendab. See kuulamine on ka teise tasandi kuulamine, mitte see aisting, mida me oleme selles kehastuses kuulamiseks pidanud. See on rakukeste, nende rakupoiste hääle kuulamine. Nad väljendavad seda õhkõrnade tunnete, sosinatena. Selleks, et õppida neid kuulama ja usaldama, mida nad ütlevad, on vaja ennast kõigepealt puhastada. Sest kõik muu müra segab kuulamist. Kui sa ei saa rakutasandil sellest aru praegu ja seda pilti ei näe, kui me paneksime praegu veel siia 3 masinat, raadiot, mida iganes mängima, siis me ei kuuleks seda,
kosmilist sagedust, mis seob meid praegu üheks. Sest see ülejäänud müra segaks seda. Seesama toimub siin kehamasina sees, nii nagu ka väljaspool. Kui meie sees on liigset müra, mida ei ole kehamasinal vaja ja sa tead, et sa paned talle sisse neid asju, mida tal vaja ei ole, siis on väga raske usaldada, et ma kuulen neid sosinaid ja tundeid, sest mu müra tekitab oma tundeid. Raama viib konkreetselt meid alati ikka ja jälle tagasi siia selle tähtsuse juurde, kui puhtaks üks muutuma tulnud hingolend ennast teeb, kui palju ta enda eest hoolitseb tegelikult. Sest meie uus algus on aktiveeritud. Siin ei ole küsimust, kas, millal, kui palju, vaid küsimus on vastuvõtjates. Energiat tuleb praegu nii palju, seda vikerkaare pesu, mida me oleme teinud selles kehamasinas. Meditatsioon on meil, kus me seda teeme, võid seda praegu palju kuulata, sellepärast et ta konkreetselt niimoodi meid läbi pesebki praegu. Kõik see energiate spiraal, millest me läbi voolame sinuga. Igaüks tunneb erinevalt seda voolamise tunnet. Kellel käib pea ringi, kellel kõrvad vilistavad. Ärge pange endale silte külge, vaid laske nendest lahti ja saage aru, et iga uue informatsiooni vastuvõtmine on tuntav teie kehas. Sest need muutused ei ole enam väikesed. Nendega kaasnevad tugevad nähud. See on see hetk, kus paljud kehamasinad lõpetavad oma töö, sest nende hingelepingud saavad teatud kogemuste kättesaamisel läbitud. Ja see aeg, kus me oleme praegu, kus me oleme endale appi tulnud minema, kellel mängust välja, kellel edasi, mõlemad lähevad. Seega, kui teadlik olend saab aru, et mäng üks on lõpetatud, teine alustatud, sellel on kindlad mängurid mõlemas mängus olemas, kes lähevad lõpetatud mängukogemustega, kes lähevad selle transmutatsiooni kogemusega, mis nõuab väga tugevat enese eest hoolitsemist, teadvustamist, mida, kuidas ja miks. Need, kes on tulnud siia, et lahkuda 3D maatriksi mänguga koos. Nende kogemuste pagas, mida nad on tulnud kogema, on väga laia ampluaaga. Need ei ole enam need mängud, mida me oleme eelmise 1002 jooksul mänginud. Need on selle viimase sünteetilise ajastu, selle viimase sajandi kogemata kogemused. Ehk siis, kui enne me läksime läbi üksteise raiumise, mürgitamise, niimoodi, siis nüüd need minekud on pikaajalised, need võivad kesta päevi, need võivad kesta kuid, mõne jaoks aastaid. Igal mänguril oma kogemuste kogemine, kui ta on tulnud siia selleks, et piinelda mingisuguse, kuidas seda nüüd öelda, mängu väljenduse, eks ju, need haiguste sildid, need on ju mängus osalemise väljendused kehamasinas. Ja kui ta on tulnud seda kogema, siis teisel mänguril on vaja tegeleda endaga või minna kaasa selle mänguga,
kus on madalad süü, häbi, sagedused. Minna sellesse rattasse, kus on haletsus. Võtta ära, anda ära enda jõud nendele sagedustele ja võtta ära selle hingolendi, kes on võtnud selle teekonna endale kanda, läbi kogeda. Tema jõudu vähemaks. See on jagatud energia, eks ju. Ühed annavad, tema annab haigusele oma, sellepärast et üks energia toidab teist. Ja niimoodi on see koostöö mitmeaastane vaevlemine ehk siis negatiivsete energiate toitmine. See on mitme osapoole kokku lepitud mäng. Siis teised on suunatud pühendama ennast endale. Nemad loovad seda uut maailma. Nemad peavad edasi liikuma enda puhastamise, tervendamise, arendamisega. Need kaks maailma on tänaseks lahku viidud. Need on need viimased tunnetused selle aastalõpu ralli ajal, sellel kõige pimedamal ajal, kus on siis see mängu lahknemine toimumas. Sest uus algus käivitub, eks ju. See aeg, kus me oleme suunatud sissepoole olema, süsteem võtab veel ära kõik energia nendelt, kes seal on ja mängivad kaasa neid mänge. See puudutab kõiki neid, kes tähistavad neid pühasid, mida ei ole olemas, mis on tehtud ja loodud selleks, et saada sinule vaja olev energia läbi illusiooni, kuhu on pandud kunstlikus valguses tuledes äras. Kogu see mäng. Ja kui nüüd tões olla selle kuu alguses, olin ma kogu sellest rallist ja kogu sellest ka siin metsas elades nii palju mõjutatud. Täna see kuu loomise päev, see huvitavalt alanud hommik, kus ma käisin ühest mustast august teise. Sellele järgnesid tunnised telefonikõned, neid kokku sai 8. 8 tundi telefonikõnes, seda pole meie kehamasin ammu tundnud. Me olime väga väsinud. Me olime nii väsinud, et me ei uskunud, et me siia laua taha üldse tuleme. Ja me oleme valmis postitama juba sulle postitust, et me hoolitseme täna enda eest. Aga Raama suunas meid sinna pimedasse alleele jalutama, tamme juures istuma, kõik selle maandama. Ja siis tulema siia sellesse helide sagedusse, sellesse tulevalgusesse. Lisaks võtma need lõhnaküünlad, need tossuküünlad. Tegema omale rahuliku õrna meigi, panema omale pähe krooni ja selga pluusi. Need kõrvarõngad,
mis käivad kaasa meie kanaldamistega just nimelt. Ja tunnistama endale, et sa oled see, kes sa oled ja sa teed seda, mida sa oled siia tulnud tegema. Nii et kadus ära see võimalus, et kirjutada sulle selline teade, et seda saadet ei tule. Sest kui meie ülesanne on sinuga portaale jagada, olla sulle toeks sellel keerulisel hetkel, kus meie tunded kõiguvad lainetena läbi kehamasina, kus tunne on keset päeva selline, et kätt ega jalga ei jaksa tõsta ja ainult magaks. Siis me teame ju, et me ei ole üksi. Ja nii nagu täna need 8 kõne kinnitavad, et igal ühel on omad teemad, eks ju, ja ometigi on nad nii sarnased. Jällegi see tänane päevasõnum kinnitab meile kõike seda. Armas hinga, taju detaile enda ümber. Sa oled alkeemik, kes on siin stardipositsioonil. See on tuline algus. See on veel nendest viimastest kihtidest lahti saamine. See maoaasta kestab, eks ju, veebruari keskele ja siis tuleb see tulihobune, aga juba oleme me tules oma uues alguses. See autentsus, see oma tões käimise tee. Selle saate teema, kuidas sõidab siiamaani sulle tuntud teatud sõiduk nimega auto. Pimedal maanteel, kuidas sa läbid neid distantse? Sa ju ei näe. See on kõige elulisem näide, me oleme seda ka oma müügiteekonnal väga palju pidanud kordama ja praegu eriti tugevalt tuuakse see meile välja. Sa näed tagatulesid eessõitval autol. Sa ei näe teed. Sa näed, kui tema keerab ja usaldad seda. See puudutab neid hingeteejuhte, kes ees kollektiivil käivad. Ka nemad ei tea kaugemale, kui nende autotuled näitavad. 20 meetrit. Paar sammu. Ja nad teavad suuremat pilti. Sest iga juht teab, et ta tahab liikuda punktist A punkti B. Kus ja millal ja kuidas ta jõuab punkti B, see ei ole tähtis, see on teekond. Ja see on usaldus, et see masin, mida ma juhin, see masin, mida mina juhin, mille tervise, korrasoleku eest, tema kütuse eest. Nii nagu ka selle bensiini või diisli või jumal teab elektronite eest vastutab juht, kes juhib sinu masinat, millist kütust sa talle sisse paned. Nii tahkena kui visuaalides, kui helides. See kõik on selle masina eest hoolitsemiseks mõeldud kütus. Me usaldame, et see tee nagu punane vaip rullib ennast meie eest lahti. Teadmata, mida ta võib homme tuua. Üks tiiger tahab sisse saada. Ma panen sulle siia juurde pildi, kuidas ta seda teeb, ma kuulen. Ai, nad on lahedad.
ja ma olen nii tänulik nende üle, nende kaitse üle, mida nad teostavad. Inimesed on väga mõjutatavad olendid ja see süsteemimäng, millest me tuleme, on meid mõjutanud väga-väga oluliselt. Tahab selle jutu suunata praegu vot just nimelt nendele hingekaitsjatele, nendele kiisudele. Ja nendele olenditele, kes on mõjutatud selle poolt, kes on öelnud, et neid ei ole vaja. Või kui siis üks. Ja see hirm inimese sees, et äkki neid on liiga palju. Kõik on omavahel seotud. See, kellel on üks kass ja maja või talu, ostab poest mürki, et teisi sabasid, kes ei ole nii armsad, kes ei hoolitse, vaid tulevad sinu vara kallale, ära mürgitada. Summa summarum, summa ei olene liidetavate järjekorrast. Ükskõik kuhu me oma energia paneme, millisel kujul on see raha, mille eest me läheme ostame mürke, erinevaid tapariistu ja nii edasi, või meil on hingekaaslased kaitsjad, kes tegelevad ise kogu selle teemaga ja meie usaldame neid ja anname neile kütust, mis neid aitab. See on see sümbioos, see on see orgaaniline elu võimalikkus sellel planeedil. Me kõik oleme üksteisega seotud ja põhjusega siin, kes on kehastunud meile toiduks, kes on kehastunud meid kaitsma. Igalühel on oma hingeleping ja neid on väga julmalt manipuleeritud, kasutatud, lõhutud. Ka see kõik jääb selja taha, armas. See uus tee, mida mööda me astume, see usaldustee, seal kõik muutub, sest sagedus on teine. Ja me ei saa mõelda nende vanade mustrite järgi kõiki neid pilte, kuidas, sest me ei tea, mida me ei tea. Aga me teame seda, et mitte niimoodi. Mitte midagi ei toimu edasi nii nagu siiani. Mitte midagi. Kõik muutub. Sina muutud igas päevas. Sinu ümber. Olendid muutuvad igas päevas. Sa tunned seda, isegi kui sa ei tunnista. Sest mustrid on tugevad. Need kombed, traditsioonid on tugevad. Kui hingolend on ärganud ja teadvustab, et iga traditsiooniga ta toidab seda vana mustrit, ta annab oma energiat sinna ja ta ütleb, et ta on valmis muutusteks ja uue vastuvõtmiseks. Need on kaalu kahel eraldi kausil, üks neist kaalub üle, neid ei saa korraga. Kui sa tahad tähistada valgust, mis hakkab kasvama iga päevaga uuesti, koos oma kallitega, võta endale see energia siduvaks. See tuli on see siduv energia, mis meid kokku toob.
sest me soovime valguses ja soojuses edasi minna. Ja kui me seda ühiselt soovime, siis me seda ka võimendame. Aga kui me mängime edasi neid mänge, kus on tingimused kokkusaamistel, erinevate lubaduste andmisel, ootuste ja lootuste täitmisel või pettumustel, siis on see kaalukauss raskem ja hoiab sind seal kinni, kuni sa ei otsusta, kuni sa otsustad. Ennem ütles, kuni sa ei otsusta edasi liikuda. Nii, vaata, kuidas siin oli praegu ehe näide. Kõigepealt öeldi, kuni sa ei otsusta ja tõmbas välja egokontroll. Oota, me ei tegele ju eitamisega. Kuni sa otsustad. Mitte kahekordne eitamine. Väga huvitav teema tekkis praegu. Nii, kahekordne eitus tuli sisse. Me peame väga aru saama, kuidas ja mida me ütleme. Teadvustama neid sõnu ja neid lauseid, mida me moodustame. Mida tegelikult tahetakse öelda? Kuni sa ei tee otsust enda järgi uks kinni panna, ei saa avaneda uus. See on see sama surmakaart. Me kordame neid läbi viimaste portaalide, eks ju? See sõnum on ju sama. Ja miks see kordamine on? Sest kordamine on tarkuse ema. Kuidas jõuab info sinule alateadvusesse? Ainult läbi kordamise. Ja korrata saab see, kes ees sõidab ja sulle tagatulesid näitab, et sa saaksid jälgida ja järgida. Usaldada läbi oma usalduse tõstmise. Ka see on inimkostüüm, kes on muutumises, arengus, pidevas. Ja kui ta tunneb, et areng on seisma jäänud, antakse talle kohe uued ülesanded. Sina, armas, kes sa meiega meie teekonnal oled, sa juba tead seda. Ja see viimane ülesanne 30 päeva oli üks vähestest, kus anti lausa igapäevane ülesanne ja 30 päeva sõnumeid sulle edastada. Kuhu me sellega jõudsime? Me jõudsime selle tundeni, et me oleme järjekordselt piiratud olnud. Me ei ole saanud olla vabas voolamises, sest meile pandi ülesanne 30 päeva. Miks me sellest ei taganenud või vahepeal ei katkestanud? See on selle kuu küsimus. Sest ambur ja see uus kuu lubab sul astuda eelnevalt teelt, täiesti süümepiinadeta alustada uut teed. Mis siis, et sa arvasid, et see on sinu tee? Mitte midagi ei ole kivisse raiutud. Ja sa võid täiesti vabalt alustada enda jaoks uuelt lehelt, uut elu, uusi kogemusi, mida sul veel ei ole. Mida sa veel käinud ei ole, mida sa veel kogenud ei ole, sest sa oled siia tulnud maksimaalselt kogemusi kogema. See, et ma olen lubanud midagi teha, ei sõltu ju alati meist. Aga see 30 päeva tiksub homme täis. Ja see tunne meie sees on väga tugev, et midagi muutub väga palju. Kuidas?
Ma veel ei tea. Aga me saame teada. Sest informatsioon tuleb juba meie poole. Kas ja kuhu ta meid viia saab? Me ei tea seda kunagi. Üleöö muutusi meie elus on olnud niimoodi. Mitmeid. Mitte ühe käe peal lugedes. Kindlasti 2 käe peal lugedes. Oled ka ise neid läbi elanud, sest me oleme kollektiivselt läbi elanud üleöö muutusi. Millise tundega sa astud sellele uuele teele? Kus sa tead, et sind kannab ainult tõde. Endaks jäämine. Mida sa tegelikult teha tahad, mida sa ei ole veel siiamaani ei käivitanud, alustanud, sellepärast, et sul on jäänud millestki puudu. Sest puudusteadvus hoidis meid kõiki kinni. Ükskõik, mis asi see oli. Oli see julgus või oli see raha? Või oli see mõni olend? Või oli see muster ja arvamused? Ükskõik, mis asi see oli, mida sa oled tahtnud kogeda, aga pole saanud teatud põhjustel teha. Vaata endale otsa, pane kirja need asjad, mis üles tahavad tulla. Sest see punane vaip rullib ennast lahti. Sa kas hakkad astuma mööda teda, see on nagu tee sinna Smaragdlinna. Me paneme 3. lõhnaküünla. Nii. Ja me võtame endale paar sõnumikandjat. Võta juua, armas. Kui Raama meid siia laua taha saatis ja ütles, et me oleme ainult otseühenduses täna, et meil ei ole mingeid märkmeid vaja, meil ei ole vaja mingisugust kaardi lugemist üldse mõeldagi, siis jällegi ma saan ainult olla usalduses. Ja ükskõik kui väsinud, kui palju sai ohitud ja ähitud ja see kõvaäälne soov, et aga ma tahan ju siia voodisse praegu minna magama. Niimoodi me endaga räägime. Ja siis vaatab pallike otsa ja haigutab su koha pealt nii nakatavalt. Ma ütlesin, pallike, ma tahan ka tulla sinna. Ei. Küsi ja sulle antakse. Sellepärast, et kui sa oled alistumises ja sa tead, et sa oled siin, siis see ühendus luuakse ja sina oled see, kes on pidanud hoolitsema selle kehamasina eest, et tema kõigele sellele vastu peaks. Ta ei ole tahtnud isegi süüa täna. Me oleme ennast selle viimase kuuga väga ilusti täis söönud, ehk rakupoisid on saanud peale rakurestarti, mis toimus siis 5–10 oktoober,
ehk 5-päevane paast, kus toimus rakkude uuendamine, vanadest rakkudest loobumine, väljasaatmine. Peale paastu juhatati meid karnivoorluse juurde ehk lihatoidu juurde, mida tähendab see tähendab seda, et kehamasina kütuseks on rasv ja valgud, eelkõige loomsed. See ülemineku kuu kestis meie jaoks kuu aega, kus me olime veel siis proovimas ka osasid süsivesikuid ehk juurvilju, kapsaid, peete, mida me ennem ju armastasime. Ja kus keha ütles no way, ei võta enam, sest ta ajas meid kohe punni. Edasi tuli otsing toorpiimale, sest piima ei ole me tarbinud, eks ju, eluaeg. Ja ka valget nisu ei ole tarbinud, ka riisi ei ole tarbinud. Need on väga vähesed kogused, mida see kehamasin on seda valget jahu üldse saanud. Ja ka piima, tööstuspiima. Ehk siis ma olin suunatud otsima toorpiima, mida keha talub ideaalselt ja mida ma jõin esimese pudeli nii isuga ära, sellepärast et tal oli vaja kõiki neid ühendusi, neid mineraalaineid, mis toorpiim annab otse meie rakukestele. See enesetunne ja see nauding, mis tekkis sellest, oli imeline, mis ei tähenda, et ma oleks jõudnud praegu selle kuu aja jooksul, kus ma nüüd olen ainult loomse valgu peal olnud. Rama ütleb, ei, me oleme vahepeal söönud ka mõned avokaadod. Nii, me oleme söönud mõned avokaadod ja 2 kreipi kuu jooksul, 2 punast kreipi. 3. on veel, istub köögis, ootab oma aega, veel ei ole tema aeg tulnud. Ja me oleme kuu aja jooksul lisaks lihale, juustule, võile, piimale, kodujuustule söönud siis ka mõned avokaadod ja 2 kreipi. Me oleme joonud 3 kakaod vahukoorega. Ehk siis see on nüüd see, mis ei ole loomne, eks ju. Kakao ei ole loomne, avokaado ei ole loomne ja kreip ei ole. Loomsest alguses sõime isu täis ka juustust. Muna oleme me söönud viimase 2 aasta jooksul üldse palju, eks ju, oma 6, 7, 8 muna iga päev. Peale 2 nädalat ehk siis kokku peale 6 nädalat, üleminek kestis kuu aega, siis algas puhas, teine kuu algas mul puhas loomse valgu ja rasva tarbimine. Keha lõpetas peale 2 nädalat. Ehk siis detsembrikuu keskelt hakkas ta loobuma munadest, ta lõpetas ära juustusöömise ja läks täiesti liha peale. Kuskil 10. See tähendabki seda, et täiskuu lükkas meil välja need asjad, meie kehal ei olnud rohkem neid vaja, meil oli vaja rõhk panna hoopis rasvale, rohkem rasva lisada. Ja lihakogused hakkasid juba vähenema, sest et meie keha oli puhas ja puhastatud ka viimase 4 aasta jooksul mürkidest. Mürke sai ta samal ajal, kui kogu see puhastus ja treening käis läbi nende hamba tõmmamiste ja nende ravide ja tuimestuste. Ehk siis oleme sulle ka rääkinud, eks ju, et saime tunda täpselt, milline süst meile mõjub selles kehas. Kuidas ta aeglustab seedimist, ta tõmbab kõhu kinni. Seda teeb ka juust. Ja juust miks läks välja, sest kaal ja lihaskude hakkas muutuma ja juust omakorda oma kasvuhormooniga, mida juust siis sisaldab, näitas seda, et kaal ei läinud alla. Kuigi lihaskuju kehas on hakanud muutuma, eks ju.
rasv hakkab põlema, sest ketoonid teevad tööd ja rakud saavad ainult puhast ehitusmaterjali. See kaalukaal, seda ma ei teagi, mis see ideaal on, eks ju, sest et ma kujutan ette, et ma ise olen tundnud ennast 49–51, see on olnud mu jaoks kõige parem seisund, aga ma ei ole seda kogenud läbi selle kütuse, mis on siis loomse valgu ja rasvaga, vaid ma olen seda kogenud taimsel kütusel ja segakütusel. Need on erinevad põletused, nii nagu diisel 95, 98, nad on kõik erinevad kütused. Need on ka meie keha jaoks erinevalt toimivad. Ja kui rakk, uus rakk, kes oli kehasse tulnud ja vanad, kes tahtsid välja pääsemist, juhatasid meid selle loomse valgu ja rasva poole, siis nad annavad otseinformatsiooni selle sama, millest me koosneme. Me ei koosne lehtedest, me koosneme lihast ja rasvast ja veest. Ehk siis isuga sai täis söödud rakud, mis omakorda andis meile nii palju energiat, et me oleme nii palju rohkem jõudnud teha oma päevadega kui siiani, mis omakorda näitas meile 2 kuu jooksul seda, kuidas meie küüned said terveks ja hakkasid kasvama. Sest alates ülestõusu teekonnast võeti meil ju küüned kui sellised praktiliselt ära. Palju teemasid oli sealt vaja tervendada, et jõuda nende tervenemiseni. See protsess kestis 1,5–2 aastat. Meie kehas toimuvad protsessid, mida meie peame vabastama. Ja nii on kõikidega, kes oma sagedusi muudavad. Need vabastused on aga väga-väga erinevad. Sellepärast on ka meie sümptomid nii sarnased ja ometigi erinevad, sest ei ole korduvaid tundeid. Need kõik on erilised. Selline ülevaade sulle. Tekivad iseeneslikud paastupäevad, kus keha ütleb, meil ei ole vaja mitte midagi, ainult anna meile juua. Ja isegi juua küsib ta vähem kui siis, kui me sööme. See tähendab, et meie keha sisaldab nii palju uut energiat, uut informatsiooni. Siia juurde ei ole vaja lisada müra, mis teeb tal olemise raskemaks. Meile tuli 2 kaarti. Vaatame, kuidas me neid siin näeme selles valguses või selle puudumises. Delight, see üks olendi, ühe tsükli lõpetamine ja kerguses edasi minemine, uus algus. Täpselt see energia meil on praegu. Ja see küllus 36, see kolmainsuses tasakaalu loomine tähendabki küllusesse astumist. Kogu see jutt, mida ma sulle kirjeldasin ja selle kehamasina puhastuste ja erinevate kütusemarkide proovimise tänasesse hetke jõudmist, kus on tegemist küllusega. Küllus voolab meie poole. No vaatame, kuidas see näha on sulle. Vot äkki niimoodi, nii on kõige parem. Valgus on selle kaardi peal. Siin on kõiki. Seesama vikerkaare energia, mida me sulle alguses rääkisime, mida me kõik läbime ja mis meid läbib. Kui sa usaldad, et sa oled kantud igal hetkel
siin ja praegu, siis ei ole sul mitte kunagi enam mitte millestki puudus. Sul ei ole vaja varuda ega välja mõelda erinevaid asju, põhjuseid, milleks mida. Sest sul on kõik olemas ja edasiliikumine toimub kerguses, õrnuses, harmoonias ja jagamises. Kui mul on midagi sinuga jagada, siis olen ma usalduses ja alistumises siia suunatud. Sest ma tean, et ma olen hoitud ja kantud. Ja mu ümber on nii võimsad olendid, kes käivad ja toetavad mind täpselt siis ja nii palju kui vaja. Need on need sabad ja sa juba saad aru, ma räägin neist. Luuna, mida sa tahad meile siia öelda veel? Luunakene oma uhkes amburi stardis, kes on ambur, amburi arheotüüp, on see õpetaja, on see sõnumitooja, see liider, kes sõidab ees ja tagatulesid näitab. Luuna viskas meile 3 kaarti, mida me kindlasti oleme näinud ja kordame, et kõik lahendused on käeulatuses meile. On aeg terveneda ja vabaneda kõigest sellest, mis meid enam ei teeni, eks ju. See on see otsuste tegemine, jällegi see tänane päevasõnum. Sa tead, et su ees on valik. Ja sa tead, et see vana teekond ei teeni sind enam. Seega sa saad edasi minna ainult usalduses ja tões. Ja kõik need isiklikud teemad, ta kordab nad jälle ja jälle. Need asjad ja situatsioonid, millesse me tahame klammerduda, olendid, kellesse me tahame klammerduda. Igal ühel neist on lahendus, millele meil ei ole vaja keskenduda ega kinni hoida, vaid usaldada oma hetke tunnet. See väsimus, mida ma ennem tundsin, see ju pühitakse ära, kui ma siia istun. Ja pärast lastakse mind puhkama ja viiakse nii sügavale mööda neid musti auke. Luuna ütleb, et ta tahab veel midagi öelda. Ja Hermit tahab midagi öelda. Hermit hakkab lõpetama, ta tahab meile palju asju öelda. No. Ja seda on palju, kullakene. No, nii. Ta ütleb, on. Alistumine on. Ma juba näen, ma tunnen, et see räägib alistumisest. Jumalikkusele alistumine, see on seesama jutt, et usalda oma rakke. Sest nemad teavad, mida nad tegema peavad. Sina ei tea, sinu tegevjuht ei tea, tal ei ole programmis neid asju. Sina seal tead. Selles teadvuses, kes meile täna hommikul oma signaali andis. Mida see signaal käivitus? Me täna siin ja praegu ei näe, aga me kuuleme, sest meil on ühendus läbi erineva 4. sagedusliku võimenduse, mida kasutavad erinevad vahendid. Ja kui kuskil keegi midagi mõõdab välja, et midagi on toimunud,
jumalikult muudetud, siis see info jõuab meieni ja me saame kinnitust ka oma tunnetele, mida me siin ja praegu läbi elame. See on infovahetus, eks ju, mida meil on võimalik kogeda läbi erinevate seadmete. Aga usaldada ja alistuda oma teekonda. Usaldada neid rakke, kes küsivad su käest seda, mida neil on vaja siin ja praegu. Nad küsivad su käest täpselt seda, kus sina oma arengus oled. Nagu ma ütlesin, proovisime me kõiki erinevaid kütuseid selle masina jaoks. Kui sa ei ole proovinud kõiki erinevaid kütuseid, sa ei tea, mis on sinu jaoks. Ja kui sa lähened asjale teadlikult ja usaldad ees sõitvat autot, et tema sõidab mööda seda teed, mis tema ees lahti rullib ja sa oled sellel samal teel, siis ei ole vaja kõiki kütuseid läbi oma kehamasina lasta ja teadlikult saab proovida kohe otse seda materjali, millest sa ise oled oma kogemusi kogema tulnud. Kui sa vaatad eelnevaid 1000 aastaid, eelnevaid sellele sünteetilisele ajastule, siis nad kõik sisaldasid seda orgaanilist toitu, seda loomset valku ja rasva. Nad kõik sisaldasid seda ennem, kui tuli sünteetiline ajastu. Mõtle selle peale, inimesed olid terved, nad lihtsalt tapsid üksteist läbi mürkide ja mõõkade. Sest see mäng nägi seda ette, aga kehakostüüm on sama. See on nii lihtne. See on nii loogiline. Luunakene tahab öelda, et seesama küsimus, mida sa endale ette kirjuta, millest sa oled veel kinni hoidnud, mis ei ole lasknud sul alustada neid kogemusi, mida sa oled tahtnud katsetada, proovida, tunda, näha, katsuda, maitsta, kõike, mida sa ei ole veel siiamaani teinud, aga sa väga soovid seda teha. Ja ära piira ennast vana maailma võimalustega. Luba enda juurde tulla, aga sa teadvusta, mis need soovid on. Kõik see, mida sa oled kogenud, seda ei ole vaja korrata. Kui sa ei ole olnud 100% ennast armastav, ennast väärtustav, endaga rahulolus ja endaga aus, siis on sul kindlasti väga palju erinevaid kogemusi, mida sa saad soovida kogeda. See teekond sisaldab kõiki neid piiranguteta. Üks parem kui teine. Sest iga samm on järgmise ettevalmistus. Seega minna saab ainult paremaks. Jah, meie lõpusõna tuleb sellelt imeilusalt valge roosiga tarolt. Valge roos, mis see on? See on see uus algus. See, kus me oleme, on kui sauade häss. See energia täna siin ja praegu, eks ju, sest see on ju ambur, see on tulemärk, see on sauad ja see on stardipauk. See tähendab kõigest eemaldumist. Kõik see jutt, mida me suga praegu jagasime, ükskõik kui pikk see portaal nüüd on tulnud,
on rääkinud sellest, et tänulikkuses edasi minna. Mööda seda teed, mida sina valid ja otsustad. Igal juhul on ta parem kui senine. Sinu sees on selgus. Mõõkade kuus tõi meile selle selguse. Et liikuda edasi kerguses. Nullpunkt. Algus. Armas, me oleme Vikerkaare sillal. Me oleme alustamas järgmist transformatsiooni etappi. Aitäh, armas, kes sa meiega olid täna. Ja kohtume, kui sina hoiad ennast, toetad ennast, jagad seda, mida sinul on jagada. Nii meie kogukonnad ühinevad. Sellel ilusal kuldsel sillutatud teel. Või sellel punasel lahti rulluval vaibal. Milline sünonüüm, milline pilt sinu jaoks töötab, see endaga kaasa võtta. Järgmise korrani, armas. Namaste. Kõõnal hakkas pissima. Mis sa teed siin? Ma ei pannud teda kaussi. Küünlarasv on mu kaltsuvaiba peal. Soovime sulle imelist pööripäeva. Ole endaga või ole oma kallitega. Võta seda vastu tulega. See on üks soovitus kindlasti sulle. Ja vaatame, mida see homne päevasõnum meile soovitab. See tuleb homme hommikul vara, sest et ma lahkun kodust. Homme vara ja lähen tuleviku valguslinna pöörama päeva, looma uut suunda uuele algusele. Aitäh, aitäh.